Äsja lõppes kultuurikomisjoni arutusel olid siis päevakorras oli 6 punkti, siis Jõhvi valla 2020. aasta 3. lisaeelarve arutamine, millest rääkis siis Küllike Olup. Jõhvi vallavolikogu novembri istungi päevakorda minevad eelnõud ja punktid, seal oli meil 12 punkti. Muudatuste tegemine Jõhvi vallavolikogu alalise noorsookomisjoni koosseisu, siis oli muudatuste tegemine Jõhvi vallavolikogu alatise sotsiaalkomisjoni koosseisus. 3. punktina oli Jõhvi valla arengukava 2020-2025, mis läheb teisele lugemisele, nagu ütles Rein Luuse, et erilisi parandusi tulnud. Üks ettepanek tuli siis linnarahvalt ja üks ettepanek tuli volikogu liikmete hulgast. Edasi on Jõhvi 2020. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmine. 5. punkt on Jõhvi vallavolikogu 30. juunil 2020 otsuse number 237 muutmine, mis puudutas koroonarahasid ja kuna seal jäi järgi teatud summa sellest ja et seda ära kasutada, siis tuleb muudatuste hulka sinna raha eraldamine siis Kaare 3 avarii evakuatsiooni väljapääsu ehitamiseks ja siis lasteaiale mööbli soetamiseks, et me saaksime need rahad ilusti kenasti ära kasutada, mis riik on meile andnud. Edasi on loa andmine hangete korraldamiseks, seal on 3 hanget, mille peale küsib siis vallavalitsus nõusolekut volikogult. 7. punkt on Jõhvi vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine. Teatavasti 1. detsembrist siis taastatakse Jõhvi päevakeskuse administraatori ametikoht ja 1. jaanuarist siis tulevad juurde vallavalitsuse struktuuri mõned ametikohad, sealhulgas siis tuleb vallavara ja spordirajatiste spetsialisti ametikoht, tuleb kunstniku poolkoht, tuleb sotsiaalteenistuste, tuleb ametniku ametikoht juurde. 9. punkt on Jõhvi valla 2021 aasta eelarves kaasava eelarve osa suuruse kinnitamine. Põhimõtteliselt jutt käib siis kaasava eelarve sisseviimisest Jõhvi vallas ja summaks on meil planeeritud 21 000 eurot. Ettepanekuid saavad sisse tuua siis Jõhvi valla kodanikud, linnarahvas, tulla oma ettepanekutega välja, et siis kogu hääletus ja kogu protseduur toimub aprillikuus järgmisel aastal, et siis Jõhvi valla rahvas saab osaleda sellega ja oma ettepanekud teha, valitakse välja 3-4 sellised huvitavad projekte ja siis pannakse rahva hääletusele, mida siis nendest teha ja see summa on praegu järgmiseks aastaks planeeritud 21 000. Edasi on Jõhvi valla volikogu esimehe valimine nagu kõige tähtsam küsimus ja peale seda, kui on volikogu esimees valitud, et siis tuleb valida esindajad Eesti Linnade Liitu ja Valdade Liitu üldkoosolekule volikogusse ja 12. viimase punktina on Jõhvi valla esindajate nende asendusliikmete nimetamine Jõhvi Ida-Virumaa omavalitsuste liidu üldkoosolekule. Selline päevakord nagu on. Mis siis nagu täna veel eraldi nagu kõlama jäi küsimustest ja Tammiku rahvamaja juhataja Heli siin küsis oma rahvamaja probleemide üle ürituste korraldamise osas, kas ta tohib korraldada üritusi ja kuidas, mille peale siis Evelin Danilov ütles, et nad peavad siis kogu selle vastutuse enda peale võtma ja järgides kõiki tänase päeval Tervisekaitseameti poolt ja Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud meetmed tarvitusele võtma, kui nad selliseid üritusi kavatsevad teha, aga teatavasti meie riigi valitsus on seisukohal, et jõuluüritusi tuleks piirata ja võimalikult, kui on võimalik, siis neid mitte organiseerida sellisel kujul, et sinna väga palju rahvast ei koguneks. Üks küsimus, mis veel oli meil arutusel, see oli Karjamaa spordikeskuse või spordibaasi tagastamine või ütleme Jõhvi spordikeskuse juurde.
või siis variant, et see üldse teatud tingimustel üle anda praegusele kasutajale või kolmanda variandina, et siis enampakkumisega see baas maha müüa, et mitte tekitada vallale lisakulutusi selle ülalpidamisega. Noh, sisuliselt meie kultuurikomisjon lõppes siis kultuuriviktoriiniga, mille võitis Evelin Danilov. Selleks korraks siis kõik, aitäh!